juures ja nimetatud suurte mängude mees Josh Pace. Miks ma seda neid mustas hoogus välja toon, sest tegelikult mõlemad on väga võistkondlikud meeskonnad. Rockil samamoodi siis on kaks meest, on Tanel Tein ja kelle mängust sageli väga palju oleneb ja muidugi Gert Kullamäe kolmesed. Aga no kui siin spetsialistide ennustusi, mida ma lugenud olen, uskuda, siis nende väitel saab otsustavaks selles seerias üldse võistkondlik tegutsemine ehk et võistkond, kes mängib meeskondlikumalt, saab selle seeria võitjaks. Samuti eeldatakse, et välismaalased nii ühes kui teises meeskonnas teevad oma osa ära, et suur roll saab olema eestlastel, et kui hästi nemad suudavad oma võidud välja mängida. Ja kindlasti ka välismaalaste närvikava, teada ju, et Nate Fox, Linehan, Zinzadze on need mehed, kes sageli nii-öelda tähtsates mängudes natukene kipuvad emotsioonidel üle pea kasvama. Ja samuti, nagu näeme algviisikutest, on Kalev tulnud lühikese koosseisuga ehk et lühikese viisikuga ja platsil siis Kramovolt, Linehan, Arbet, Kangur, Keerles ja Fox ning Rookil Tanoka Bird, Tanel Tein, Zinzadze, Doronin, Janar Talts ja Janar Talts alustab seda finaalseeriat super ilusa korviga ja pealtpanekuga. Aga jah, et Aivar Kuusmaa avaldas arvamust enne seeriat, et tundub, et Kalev valmistub lühikese viisikuga alustama ehk et see tähendab seda, et Kevin Laid ei ole algviisikus ja siis saab küllaltki oluliseks see, kuidas Tanoka Bird suudab hakkama saada palju väljas mängiva Foxiga ja siin Bird teenis ka esimese vea, mis on kindlasti mitte midagi ohtlikku alguses, aga ikkagi midagi head. Mina kindlasti ootan eelkõige just Kreokaara Arbeti mäng see aeg, millal mees oma õigeid mänge hakkab tegema, aga üks mees siis, keda enne mainisime ka, Rait Keerles toob 3 punkti Graamole juurde ning teis 3-2. Kalevilt pikk välja peetud rünnak, kannatlikult otsiti ja lõpuks lahendati edukalt ära. Ilus sööt Doronile korvi alla ja Doronil 2 punkti juurde. Mees siis, kes on enim finaalides mänginud, vist oli selline fakti, lugesin ühest lehest. Eestis enim finaalides mänginud, ühes võistkonnas finaalis mänginud korvpallur, kui täpsem olla. Kalevi kaitse on 2 esimest rünnakut olnud suhteliselt pehmed, väga lihtsalt lasti Talts läbi esimesel rünnakul ja nüüd Tartu oma kombinatsioonist sai ka suhteliselt kerge korvi. Ja ilus läbiminek Foxilt, mille järgnes sööt Kangurile ning Teinile jäänud midagi muud üle, kui Kangurile korvi all viga teha. Ja veidi üllatav oli, et Fox seal söötis, et temasugune mees juba, ma eeldasin, et ta läheb pealt panema. Samas on agressiivne algus Kalev Cramo poolt, 3 viga on juba teenitud ja nüüd on vaba visket. No pingi peal mehi võtta on, et ei ole küll meie kõrvu või ma ei tea, sinu kõrvu on jõudnud kellegi vigastusest, mitte väga vormis olemisest. Hetkel jään küll sellest informatsioonist ise puudulikuks. No viimane kuu on olnud suhteliselt vähe mänge ja aega on olnud kõikidest vigastustest terveks saada. Aga tundub, et väike närvipinge on sees, Kanguri 2 esimest oluliselt igatahes ei tabanud. 4-3 siis hetkel seis ja Linehan ja Zinzadze juba hakkavad seal maid jagama. Linehan pani Zinzadze pikali maha, Talts läbiminek ja teine pealtpanek jäi siin grammi kaugusele, aga 2 punkti taas Taltsit juurde. No, Keerles on nüüd 2 korral ei ole Taltsiga hakkama saanud. Siin oli küll väike kate Tanoka Birdilt, aga ei tea, kuidas neil omavahel kokku lepitud oli Foxiga, igatahes jälle lihtne korv. Ja Nate Foxil on juba üht-teist kohtunikule öelda siin mängu käigu kohta. No mehel ikka meeldib neid asju ajada kuidagi oraalselt. Kui juba Fox läks ütlema, ega siis Zinzadzegi jalutas ka kohtuniku juurde ja hakkas mingit oma asja nõudma, et need 2 meest on ennegi siin küllalt veriselt karvupidi koos olnud. Nüüd Fox paneb üle Birdi 3 hakkama, mis möödas ning Zinzadze käes pall jookseb ennast kinni seal Teinile välja. 6-3 hetkel siis Rock juhtimas esimest veerandaega esimeses finaalmängus. Zinzadze, Linehan,
ja läheb sealt läbi ja ilus sööt Tanokale ja ütleme nii, et siin Saatse korv, et läks kahe mehe vahel valgus nii-öelda läbi. Ülikõvasti oli Linehan peal tal, aga eks on treener Vihnapuu ka ennegi maininud, et kui ollakse agressiivsed, siis tuleb vastata agressiivsusega ja Keerles nüüd Taltsi vastu, vaatame, mis teeb. Ja Talts pani küll käed peale, aga sai vea, kuna ilmselt surus seda palli allapoole, mida korvpallimäärustik ei luba, kuigi ja võib-olla seal kehaviga ka ei saanudki nüüd no, eks resümee on see, et viga oli oma liinidest väljas. Seda neile meeldib öelda kohtunikele, jah. Nii et Rait Keerles vabaviske joonel 8-3 hetkel siis Rock juhtimas 5 punktiga, aga teenitud juba 4 viga, kui Kalevil pole mitte ühtegi. Isegi 5 viga on vastastel teenitud ja nüüd siis tabas ka esimene vabavise, et ei ole suurt kasu vigade välja meelitamist, kui vabavisked ei taba, aga nüüd siis no Rocki poolt on sellepärast ei ole hullu, et iga mees on ühe vea teinud, et kahte ei ole tehtud. Paistab tabloo pealt meile. Siiski üks tabas ja esimese vabaviske puhul kuulsin publiku hõiskamist ja mõtlesin, et tabas, aga nüüd tegelikult me ju mäng toimub Tartus, eks? Jah, et siin on jah, peame mainima, et väga kõva lärm siin on ja saal on peaaegu täis, siin üksikud kohad veel otsatribüünidel on vabad, et kõik, kes Tartus kuskil hoovis grillivad ja teleka välja toonud on, et tulge ka siia koha peal, feeling on midagi muud. Ja ei näinud nüüd täpselt, kas läks lauapõrkest natukene see kolmene sealt külje pealt Taltsil sisse, igatahes sees ta oli. Ja Rock on ja Peeter Linehanilt suurepärane tehnika. Taltsit juba 7 punkti, siis hetkel resultatiivsem mees on kõik 3 viset sisse viskanud. Ja nüüd vilistatakse, ei siiski viga, tundus jah, et nagu jooks, tempovahetus siiski mitte, viga läheb siit Arbetile. Ja see on Arbeti ja üldse Kalev Cramo esimene viga. Aga Rock on jah kindlamalt alustanud seda mängu ja dikteerib sündmuste kulgu väljakul hetkel. Ja nagu sa ütlesid siin, et Cramo kaitse nagu peale Linehani on suhteliselt pehme, aga näete, mis Linehan teeb seda, mida ta kõige rohkem teha oskab. Võtab vastaselt palli ära või lõpetab vastase rünnaku. Seal ilmselt pall põrkas Teini alast auti, aga Tein härrasmehena läks aitas Linehani püsti. No nii nüüd pürgatas vastu ennast Linehan ja Arbet ei saanud seda söötu kätekorvi alt, kuigi hästi oli mõeldud. Seis siis 11-6, kui 6 minutit jääb esimest veerandajaga mängida. Taltsit ilus kombinatsioon Teiniga ja kuidagi väga kergelt tulevad korvid. Korrad, kui kattest maha joostakse, vabaneb mängija, et piisab lihtsalt hea korralik kate teha. Linehan on nii lähedal oma mängijale ja jääb kergesti katesse kinni ja siis on pikkade meeste roll seal aidata, aga praegu ei ole Kalevist seda suutnud. Nüüd jäi Talts natukene liiga ette Keerlesele ja Keerlesele ei valmistanud erilist raskust pall korvi viia. Ja nüüd Kangur teeb keskjoone pealt Toroninine suhteliselt mõtlematu vea. Ei olnud ilmselt seda vaja. No Kalevi poolel on Keerles 6 punktiga hetkel resultatiivsem 8-6 ja Talts on toonud 7, nii et omavahel nad katavad, võiks kaitsele ka rõhku panna. Tein heis hetkel palliga, Toronin, finaalide veteran. Tein ja Keerles saab sellest olukorrast vea, kuigi ütleme, et Teinil seda viske kohta enam ei olnud. Jah, kindlasti natuke mõtlematu viga. Vaatame siit kordusest ka, et pall oli jah vastu Kangurit juba võrgand ja viset siit küll ei oleks järgnenud ja aga ka vabaviskeid ei anta, kuna nii et viske pealt viga ei olnud. Siin Saatse nüüd jälle katte tagant jookseb välja ja näete, suurepärane korv. Nii, näitab siin söödub ette viimasel hetkel ja Fox lihtsalt astus eest ära ja siin Saatse tõstis palli korvalt sisse. Kohtunik manitseb siin natukene ka mängijaid käituma viisakalt üksteise ja ka kohtunike kolmikuga. No siin oli Harri Nuka andis hoiatused siin Saatsele, kes pärast omamisatud korvi võttis palli, kuigi ei tohiks seda teha. Keerles kolmene
Talts lauas, 15-8, Rock siis hetkel juhtimas ja kergelt aerutatakse sinna korvi alla suhteliselt Rocki poolt vaadatuna ja Linehan küll lõikas palli vahelt, aga astus küljejoonele ja pall jääb Rockile ja 10 sekundit jääb Rockil rünnata. No Rock on väga rahulikult ja kindlalt hakkama saanud kalevlaste agressiivsusega. No nüüd raskusest siin Saatse seal. Ja nüüd siis. Ja lõpuks Parvet selle valli saab ja Larry Birdilikku rahuga põrgatades korvi alla ja väike tonk ka rahvale. Ja jõudsin just rääkida, kuidas on Rock hästi hakkama saanud. Aga näeme, et Kalev Cramo on hakanud üle välja suruma ja Rockil hakkavad esimesed raskused juba. Ja väga agressiivselt rünnatakse palli küll igal hetkel. Linehan Matsaluga väikses dialoogis. Plats natukene märg seal keskjoone juures tehakse kuivaks ning mäng saab taas alustada oma käiku. Aga näeme jah, et nii Keerles kui Linehan kui Arbet kõik on üle välja meestel otsas ja vaatab, kuidas Rockil õnnestub see pall üle tuua. Ja viga siit Arbetile hoidis Tinsaaset kinni. Ja, et väga palju annavad keha või näitavad oma füüsilist kohalolekut Rocki mängijatele ja eks see... No mehed pole tükk aega mängid, kõik vajab väljaelamist füüsis ja... No eks see on nagu selline omamoodi... Oba! Tanoka Bird! Ja eeskujulikult jälle Rock lahendas... Ilus meeskondlik mäng on praegu Rockil tundub. Pall liigub, mehed ilma pallita liiguvad, pannakse pealt, lõigatakse maha, korvi alla ja kaugviskeid tegelikult ei ole Rockil. Janar Talts ainult ühe on visanud ja see ka sees. Ja nüüd Kangur näitab, et mis tema keha on võimeline tegema kehavalitsus. Ja, tegi lihtsalt 1-1, Toronin ei suutnud sellisele plahvatuslikule jõule vastu seista. Aga Kalev jah, sellise suure agressiivsusega näete jälle läbi. Avab oma kaitse väga palju, et kui sellest nagu palli kätte ei saada, siis Rockil tegelikult läbiminekuid sooritada ei ole sugugi väga raske. Oi, Fox nüüd koperdas siin Saatse jala taha. Viskab oma fataalse pilgu muidugi kohe siin Saatse peale ja hakkab see jonn pihta, aga no mis teha. Mees ütles oma intervjuus ka, et ta väljakul kõiki vaenlasi vihkab, see võib ka pärast mängu, see ei tähenda seda, et ta pärast mängu meestega koos keeglit minna mängima. Aga ta kuidagi praegu minu meelest ta ise nagu koperdas ja nõudis siit ebasportlikku viga, No ebasportlik see kindlasti ei olnud, aga viga ta kindlasti oli, selles mõttes, et siin Saatse jalg niitis mehe maha ja et ja huvitav siukene, ütleme, vastasseis on tekkinud, kaks täiesti erinevatel positsioonidel mängivad meest, et siin Saatse ja Fox, et kellel alatasa on üksteisega mingi jagelemine. Aga et lugesime ka seda, et Nate Fox leitis ka hiljuti Eestist pruudi, et võib-olla on teema kuskil seal. Jah, et ei tea täpselt nende situatsioonide köögipooli, aga järjekordsed kaks möödavisatud vabaviset Kalev Cramo poolelt ja praegu käib mäng küll Rocki taktikepi järgi. No nii, teine kaugvise siis Rockil siin Saatse käest sisse ei läinud ja viga siit ei võeta. Ja siin Saatse mängis praegu hästi kaitses, kuigi liikus kaasa, et mõtlesin, et saab vea, aga viga ei saanud mitte kumbki mees ning Rock jätkab rünnakut. Kalevil on mõni aeg tagasi väljakule ilmunud ka Kevin Laid. Ja Rockil siis Gert Kullamäe. Siin jälle Kalevlaste surve kandis vilja, lihtsalt söödati pall out'id, siin Saatse ei mõistnud Kullamäe väljajooksu. Puhas tegelikult tehniline praak. 2.40 esimest veerandaja mängima, Rocki on juhtivus 19-12, Linehan siin Saatse ette võtnud ja läheb ise läbi lõpuni ja Tanel Tein teeb siit vea. Ja väga agressiivselt pausi peal. Tanel Teini teine viga on see.
Rock ei ole hetkel vahetusi teinud peale selle, et Kullamäe on väljakule tulnud. Teinil ja Zinsaatsel on mõlemal 2 viga. Ja see on 5. möödavisatud vaba vise kalelaste poolel. Isegi 6. 6, jah. 6 punkti on ainult vaba visete Tanaka. Ja ka 7. Ja kohtunik ei andnud praegu lisaviset, kuigi Tanaka Birdil olid käed, olid alas juba enne, kui vise oli läinud. No tundub natukene, et Kaleviga kaitse on nüüd agressiivsemaks, läks Valmo Kriisa ka sees. No, siin on Fox jäänud Zinsatse peale, kõik komandab mehed laiali, et 1-1 teha pika vastu. Ja teeb... Jaa, korv ei loe, aga ma kujutan ette, mis neid Fox praegu tunda võib, et... See meie lemmik vastasseis, eks ole. Tunda võib, et mees, keda sa korvpalliplatsil nii-öelda näiliselt kõige rohkem vihkab või ütleb niimoodi, minge kõik eest ära, ma teen suga 1-1 ja siis paneb veel ära ka veel. No praegu tal vedas, et korvi loetud. Zinsatse vabavisetel siis tabab 20-12. Rock hetkel juhtimas. Kalev Cramo treenerid mõlemad arutamas, et mis ette võtta, et nii edasi mängida ilmselt ei saa. Peab tegema mingeid muutusi. Eelkõige arvan ise just, et kaitseformatsioonis või midagi seal. No need mängud on sarnanevad, see mäng sarnaneb mängudega, mis need 2 võistkonda mängisid Balti liiga play-offis, kus 6 sekundit. Et vaatame selle võistka ära, Kangur, raske vise. Et need mängud, kus alguses Rock sai ette, hakkas dikteerima mängu. Kalelased läksid natuke närviliseks, nagu praegu ka mängupilt on. Et kui nende kaitse vilja ei kanna, siis rünnakulaimsed ei ole alati kõige paremad. No me teame kõik, et hästi tihti on 3. veerandaeg see, mis otsustab pärast vaheaega, tullakse taas väljakule ja minu meelest nii palju, kui mina olen see aasta jälginud mänge, siis Kalev Cramo on, kui vanasti oli see 3. veerandaeg sealt, kus kustuti, siis 3. veerandaeg Kalev Cramo jaoks on see, kus tullakse sealt duširuumist ja pannakse uue hooga ja tehakse need asjad kohe selgeks, kas või mängud TTÜ-ga, aga Tanaka Bird. Ja lihtne kate-katest mäng Zinsatse ja Birdi vahel ja kerge korv. No see on see, millest ma just rääkisin, et Linehan põhimõtteliselt põrgats üksi palliga, võttis kergis 300 ja viskas peale ja nüüd... Ja näete, lihtsalt, aga tuletame meelde siis ka, et Cramo on visanud mööda 7 vaba viset ja kui need kõik oleks sees olnud, siis oleks peaaegu seis viigiline olnud. Aga viimased 30 sekundit esimest veerandajast ja Tanaka Bird saab selle palli Kanguri söödu Laidile vahelt kätte ja jääb 20 sekundit lõpuni, ilmselt Rock mängib selle rünnaku lõpuni. Ja siin siis Zinsatse tõutsitakse. 6 sekundit Tein ja eksib ja esimene veerandaeg sellega läbi ongi veel. Pannakse autovõidu vise sealt ja oi-oi-oi-oi-opsti. Tuleb tuttav ette või? Oli küll selline hea soe tunne käib läbi. Läheme reklaamipausile. Ja Rock on maa alas. 26-16, 6 sekundit rünnata ja suurte mängude mees Josh Pace viskab mööda, aga saab ise selle palli lauast ja proovib teist korda visata, aga astub otsa joonele. Siiski 24 sekundi rünnakuaeg sai täis, kuna vise ei läinud vastu rõngast, siis vahepeal kella kinni ei pandud. Vennad Sokut siis üksteise vastu. Ja see on ka alati selline kompromissitu heitlus.
Tein palliga, Kullamäe. Teinini välja nüüd Talts korvi all Laidi vastu. Keerutab, aga Kevin Laid teenib siit oma teise vea. No tundub, et Kevin Laidile sihukene Euroopa kaitsemäng ei sobi, et ta on kuidagi harjunud ilmselt mingisuguse tugevama rohkem keha andma, et alati imestab, et kuidas ta jälle vea sai. Ju siis on teine koolkond. Tegelikult ta laseb sinna suhteliselt. Ja Gert Kullamäe alustab siis selle viskega võib-olla oma kolmeste saagat, igatahes ta jätkab seda. Alustab tänases mängus, ma mõtlesin. 29-16. Ja täiesti suur Rocki ülepõin praegu ja see ei taba kindlasti. Kriisa lauas. Ja vea saab Tein, kuigi Talts päris hästi seisis vastas tal ja siit ei oleks isegi korvi tulnud, aga Tein seda ei näinud ja tõmbas sagat käest Kriisat. Kolmas viga Teinil läheb puhkama Tšintsaatse asemele. 29-16. No usun, et paljud korvpallisõbrad ei oleks uskunud, et nii suur see vahe võib olla, kui mängitud on 12 minutit. Ja et veerand aega 25 punkti lasta endale visata on siis selgelt palju, kui Kriisa tabab vabaviske ja 29-18. Tõstab Kalev Cramo vabaviske protsendi 30-le. 10-st 3. Siin Saatse palliga Kullamäe ja paneb kolmese hakkama ja tabab teise kolmese. No ja Valmo Kriisa oli midagi öelda siin Mart Uuendrikule, kohtunikule, ilmselt ei tea. Kui Kullamäe ka niimoodi jätkab viskamist, siis suhteliselt keeruline. Tundus jooks ja jooks ja tugijalg libises, näitab Atso Matsalu detailselt, mismoodi see jooks oli. Küll pidurdas, aga jah, tugijalg lohises tagant järgi ja vilistati jooks Josh Space'ile. Aga jah, kui Kullamäe niimoodi jätkab viskamist, siis see on suhteliselt nutune Kalev Cramo hetkeseis. Ja et Kullamäe ütleme niimoodi, et kui ta mängus oma 3-3-st ära viskab, ütleme 100%, siis on tema töö nagu tehtud. Hetkel kaotab siin palli ja praegu küll tundus, et ja vaatame selle olukorra ära ja kolmas kolmene. Tundus, et Kullamäe nagu tõmbas Josh Space'i kuidagi jalas ja vaadake, mida teeb Nenad Vucinic. Mart Uuendrikule sõimab ja saab ka siit kohe tehnilise. Aga jaa, et Pace võttis Kullamäelt siis palli ära ja Kullamäe haaras nagu Pace'il jalas. See on vaadake ja no ei, tegelikult ei haarata, tal lihtsalt jäi tegelikult midagi. Jah, aga nüüd on jälle see tõlgendamise küsimus, et kui ta haaras palli, jäi, ega siis enamus vigu on niimoodi, et keegi mängija lööb vasta kätt, tegelikult ta tahab lüüa vasta palli, ta lööb vasta kätt ja on viga, eks. Praegu mulle kordades tundus, et lihtsalt Kullamäel oli lihtsalt käsi nagu maas ja lihtsalt koperdas sinna taha. No jah. Ei tea, igatahes olukord on praegu selline. Kohtunikel tuleb ka omavahel seda olukorda analüüsida. Igatahes atmosfääris on tunda kõva elektrit ja meestel veri juba keeb ning tehnilise vea siit sai siis ilmselt Nenad Vucinic või ja muidu rahuliku olemisega mees, aga kus jooksis üle välja ja hüüdis asju. Urban Minsa kiirusega ja oli ta Uuendriku juures ja ütles, mis asjast arvab, aga Pace teeb nüüd uuesti seda, mis eelmine poolikuks sai, võttis palli ära ja juba Kangur teeb ilusad liigutused ja 2 punkti juurde. Ja Rock oli just poolega ees, aga tavaliselt sellised treeneri tehnilised vead ja eriti sellisel hetkel nagu nüüd, nad võivad võistkonna panna teistmoodi elama. Siin Saatse ilus mäng koostöös Tanoka Birdiga ja oleks võinud ise visata, söötis, tegi asja veel ilusamaks ja sellised asjad
võtavad kindlasti vastasmeeskonna treenerid kõvasti mõtlema. Selle katest-katte kombinatsiooni vastu ei ole Kalevil rohtu olnud terve selle mängu jooksul. Tundub küll, 38-20, ligi 40 punkti on juba visatud siis 14 minutiga. Ja teie ees siis hetkel Rocki kabaree tüdrukud. Ja suure lipu on Rocki fännid endale valmistanud, millega nad seal tribüünil lehvitavad. Vaatame ära, kes on siis hetkel suuremad skooritoojad. Ja Rocki poole pealt ainult 6 minutit ja 45 sekundit mänginud. Gert Kullamäe on toonud juba 10 punkti ning Janar Talts 8. Kraamolt on 6 punktiga resultatiivsem Rait Keerles. Ja eelmise hooaja statistiline tõepärasus oli see, et kui Gert Kullamäe viskas üle 10 punkti, siis Rock tavaliselt võitis. Nii. Et ka see fakt ei räägi hetkel Kalev Cramo kasuks. No hetkel tal on 10 punkti, et üle ta ei ole visanud. Aga Rait Keerles tuuakse tagasi sisse, mees siis natuke aega oli vingi peal, mees, kes ainukesena praktiliselt on neid rünnakuid resultatiivselt Cramo poolt lahendanud. Ja nüüd Rock on üle välja otsas venna küljest kinni, nagu siiami kaksikud. Ja Kalev Cramo ründamas. Ja Rock taas meesmehe kaitses, ei ole Kalevil. Tanoka Bird, Kevin Light. Kas saab ise Josh Pace on juba mitmenda ründelaua maha võtta 2 ühelt ja Keerles nüüd 3. ja tabab. No Keerles on see mees, keda ma mainisime ka, musthobune ja tõesti tegi ta kohe mängu alguses väga hea alguse, aga siis millegipärast võeti ta pingile. Ja Pace järjekordselt teeb kasulikku tööd. Jah, et pool korvi võib panna Pace'i arvele, sest mees võttis lühike mees nagu no nii, siin on see kattekatest hetk ja nüüd on Bird on Pace'iga korvi all, kus juures korvi all ja paneb näpu silma. Rajas endale Bird teed seal jah, Pace'i nägu masseerides. Ja Pace läheb istuma ka, et on täna kõvasti puid alla saanud, igalt poolt on teda käest tõmmatud, jalast tõmmatud ja näpuga silma torgatud. Võetakse natukene teda tohterdama ja Gregor Arbetema asemel sisse. 38-23. Hetkel siis Rock juhtimas 15 punktiga, kui mängida 5 minutit ja 40. Näete, ei ole rohtu Kalevil selle vastu. Tanoka Bird. Kõik korrad on 10 punkti tema toonud. Gregor Arbet nüüd 3 taga vaba ja ütleme, kui kaugelt ka Cramo sisse ei saa, siis on tal täna väga raske. Sanik Kiitse šokk. Võetakse nüüd tempo maha. Ja siin jälle tehakse alustuseks liikumisi, nüüd on katest hetk ja seekord oli Tšintsaadze vaba, aga Laidigi pikk käsi segas nii palju, et ise läks mööda. Ja hetkel Rockil Kullamäe, Tanoka Bird olnud 10 punkti ning Talts ja Tšintsaadze 8 punkti, et ühtlaselt on jagunenud see ka, et näitab meeskondlikku mängu ja nüüd Kevin Light toob oma esimesed punktid vist. Siiski enne selle verede alguses ka ta tabas. 40-25 ja 4-48 jääb mängida esimest poolega. Ja nüüd Kalev maalas, et väikest rütmi muutust tuua, lüüa segamini seda kattest killerit, mida praegu jälle Tšintsaadze ja Bird demonstreerivad. Tšintsaadze võtab 1-1 ette ja keerutab ja lennutab seal igasugused linalakka neidusid ja mehi, aga nüüd Tanoka Birdi närvid käivad üle ja vaatame, kellele viga läheb sealt. Tanoka Birdil lähebki, andis sealt küünarnukiga Laidile mõista, et don't mess with me. Aga saab siit vea. Teine viga Tanoka Birdil. Ja endiselt Kalev Cramo hädas siis oma 3 punkti visatud täna 8-2 ja vabaviskeid 10-3. No see viimane situatsioon, no sain aru, et anti topeltviga Rait Keerlesele ja Tanoka Birdile. Ja vastavalt siis Rockil on 3 punkti visked visatud 5-4 ning vabavisked 6-4, 2 punkti visked hetkel Rockil 16-12 ning
Cramol 11-8. Et päris palju võib ikkagi sinna vabaviset kapsaaeda visata Cramole neid kivisid päris palju. No vabaviske protsent 10-3. Selle üle me olime nagu isegi siin veidi nagu hõiskasime, et paranes 12% korraga 30-le. See on selline 4. klassi tüdrukute koondise vabaviske tabamus. Finaalis sellise vabaviske tagamusega ei ole ajut küll midagi teha. Rooni pähe ei saa. Aga kõik on ees, tegemist on esimese finaalmänguga ja esimese poolajaga. Nagu ütlesin, et Kalev Cramo on kõva 3. veerandaja võistkond. Vaatame, mis saab, pool mängu on veel ees. Linehan tagasi sisse tulnud. No siin on Sten Sokk on nüüd terve selle veerandaja saanud mängida ja päris... Ja taas jookseb kinninas sinna Valmo Kriisa ja Rait Keerles tegi nüüd päris hea lükke. 2 punkti juurde. Lõikas ilusti palli peale sisse ja sealt see sööt ka Kriisalt tuli, et suhteliselt kõrgema ala nüüd jälle Kalevil 3 mees, 2 taga. Aga muidugi Cramo rünnates sinna korvi alla jooksevad kõik mehed nagu ennast lukku sinna meeste vahele, et satuvad hätta ja siis läbi häda selle palli sealt kuskilt välja sokutavad. Siin saate 3 punkti juurde, et Rookil on läbiminekutel rohkem plastilisust. No siin see läbiminek oli... Kevin Laid nüüd korvi alt eksib. See läbiminek oli, Sokk oli tegelikult hädas selle palliga, lõpuks õnnestus seda lendale jätta ja sööt välja, siis oli juba seal vaba Tšintsadze. 3 minutit ja 25 sekundit esimese poole lõpuni Toronin. Sealt oleks võinud ise juba visata. Aga Kriisa mitmes kord järjest kaitses hästi tegutseb. Praegu meelitas välja ründevea. Vaatame kordast ka, et korvi kohal sealt oleks pidanud juba tonki panema. Jah. Hea öelda siit mingi pealt. Iga mees niimoodi ei julge ette seista nagu Kriisa praegu, kus põlved olid kuskil näo kohal, Roonini põlved. 3 minutit jääme ja 15 sekundit. Kalevi sellised head kaitseesitused vahelduvad sellega, et rünnakul ei suudeta midagi korralikku korda saata ja natuke kiirustades suhteliselt väikse kannatusega. Nate Fox ja 2 punkti. Ja Fox ka suhteliselt kaua oma närve puhkas seal pingi peal, et Nate Fox on kindlasti see mees, keda peab silmas pidama. Mehel on väga hea viskekäsi, viskab kaugelt, lähedalt igalt poolt, kus vaja. Toronin vetab õhku, sõidab jälle välja ja vigasid, jah. No praegu natukene kombineeriti üle, mulle tundus. Noh, ega lahendus lõppkokkuvõttes oli ju resultatiivne, meelitati välja viga, et siin hämmastab kalelaste, noh nagu nii ollakse hästi palju otsas meestel, surutakse kaugelt, noh mis annab võimaluse läbi minna, aga lisaks sellele minnakse ka 3 punkti joone taga ja proovitakse kulbi panna, hüpatakse väga kergelt, et siin Laid hüppas Tšintsadze peale, ma arvan, Tšintsadze nägi Laidi ketsinumbrid ka, seal oli nii kõrgel olid jalad, no nüüd oli Foxilt selline hüpe, noh eks ta pingil puhkas välja ennast hästi ja noh, nii ei ole sellest survest nagu otseselt kasu midagi. Toronin tabab esimese vabaviske, teise ka, seis siis 45-29. Mängida veel 2 minutit ja 39 sekundit esimest veerandaega. Vahetus Tanel Tein tagasi siis Sten Sokk istuma. Teinil siis 3 viga. Eks nüüd peab olema piisavalt tasakaalukas, et mitte selle esimese poole jooksul oma 4. viga ära teha. Kalevil siis Gregor Arbetil 3 viga, ilus sööt Kangurilt Keerlesele ja natukene ootas, Keerles hakkas seal kartma, aga fantastiline sööt Kangurilt. Ja Keerles jälle tegelikult suhteliselt hästi lahendas ära olukorra, kus 2 sellist päris head kulpijat, Talts ja Sanikidze olid. Jooks ja juba kaugelt siit nägin isegi oma suhteliselt amatööriliku kohtuniku silmaga, et oli jooks. Küll, aga ei jaga sama arvamust. Rohkearvuline publik siin saalis. Ja ka Indrek Visnapuu, nagu me näeme. Ja nüüd Kullamäe natukene noogutas talle takka, et oli jooks ja igal ühel on oma arvamus. 2 minutit esimese poole lõpuni, 45-31. Palliga Kangur, Linehan. Ja nibin-nabin otsa joone peal oleks astunud. No ta on lühikest kasvu mees ja jalg on väike, et siis
ei läinud joone peale. Kangur 3 punkti juurde. 45-34. Nüüd on nagu selline natukene üle tüki ajaks väiksem vahe. 11 punkti. Ja. Samas pole nagu väga väike. Ja vea saab siit... Ja Tein kasutas osavasti ära Kalevlaste endiselt sellist suurt survet. Ja teenib endale lihtsalt ja võistkonnale lihtsalt punktid juurde. Tein täna siis toonud kokku Rockile hetkel 4 punkti. Neist 2 siis hetkel vaavisetes. 47-34, minut 30 lõpuni. Ja hästi mängib Toronin taas kaitses, lükkab selle palli Taltsile ja kiiresti tuleb siin Saatse üle Teinile, võetakse nüüd tempo maha. Ja Toroninil oli sellest kombinatsioonist ei tulnudki eriti midagi välja, lihtsalt oli üllatav, et Keerles hakkas sellisesse kohta söötma, kus oma meest ei olnud. Oi. Ei näinud palli, aga... Ja lahtine pall ja Linehan proovib 3-st mööda. No ei lähe need vaba ja kaugvisked täna Kramov mitte kuidagi. Ja eriti valus on, kus mängitakse 20 sekundit kaitses, tehakse kõva töö ära ja tullakse üle ja sisse ei saada. Aga no mis sa teed? No nüüd oli Toronin nii vabaks, et ehmatas ära, et kedagi peale ei võtnud keegi teda ja taas tehniline praak siit Kramovoolt. Ta ei kujuta ette, mis nagu meestel on mõttes, et need söödud lendavad üle platsi nagu ufod. No ma pakun välja, et see on ikkagi selline suhteliselt suurest kaotusseisust tingitud närvilikkus, millega proovitakse forseerida sündmuste käiku kiiresti tagasi mängida ja kui see ei õnnestu, siis seda närvilisemaks minnakse. 42 sekundit jääb siis mängida esimest poolaega, 47-34. Rock seda mängu hetkel juhtimas. Georgi Saatse Rocki poolt toonud 11 punkti ning Rait Keerles 13 punkti Kalev Cramo poolt. Selline kaotusteis ka üle 10 punkti veidike, see nagu ahvatleb 3 punkti visetega seda vahet vähendama, nagu me nägime praegu Linehel. Põhimõtteliselt õige vise, aga samas kui vaadata, et Rock on teinud teise veerandaja jooksul 3 võistkondlikku viga, siis see tendents on näha süvenev, et proovitakse ikka 3 tagant, et saaks suurema vahe korraga tagasi mängida. Selle asemel, et teravalt kuskile korvi alla võib-olla või läbimurdesse minna ja sealt siis otsida mingi loogilisem vise. Et praegu on kõik selline punnitamine käib Kalevi poolel. Väiksed vahetused ka, Talts sisse, Sanikitse sisse ning Kalev Cramole vahetusi hetkel ei ole. Ja 42,6 sekundit siis poolaja lõpuni. Ja Kalev näitab, et on maa-ala ja seda taga on. Ja jälle ilus mäng, aga Rock on hästi valmis selleks maa-alaks. Ja kiiresti lõigatakse sisse, kiiresti leitakse selle sisse lõigatud mees sealt korvi alt üles ja praegu küll Sanikitsi sattus natukene horrorisse, aga toimetas palli Taltsile ja Talts teenis siit siis vavavisked. No Taltsi vavavise ei ole teab, mis suurem asi. No lauapõrkest on ikka neid läinud sisse küll. Vaatame. Seekord ei läinud ka lauapõrkest. 30,2 sekundit jääb mängida. No nii. Veel üks vahetus Tein, et ei teeks rumalat viga siin lõpus. 3 viga tal on, võetakse välja Lepik tema asemel esimest kordana väljakul. Ja Rock on ka teist veerandajaga juhtimas 3 punktiga ja kokku siis 14-ga. Selline väga riskantsed söödud ja mingi ridamisi palli kaotsi me näeme Kalev Cramo esistuses. 9 sekundit. No selle peab ikka kattest mänguga, et Saatse on väga terav ja ei midagi. Ja esimene poolaeg siit lõppenud ongi.